Eesti Pangal on valminud majandusprognoos aastaks 2015–2017. Et kui panganduse kohta on Eesti Pank öelnud viimasel paaril aastal, et tervikuna on riskid panganduses väikesed, siis milline on see riskihinnang Eesti majanduse kohta? Ma arvan, et väga mitmed tegurid praegu töötavad madalama riski suunas, et seesama pangandussektori suhteline hea käekäik või seis on üks tegur. Me võime ka viidata sellele näiteks, et jooksev konto või väliskaubandus on enam-vähem tasakaalus, et riigieelarve on tasakaalu lähedal. Halbade laenude osakaal Eesti majanduses on väga väike, meie ettevõtete võlakoormus on suhteliselt väike. Kõik need tegurid koos töötavad stabiilsuse nimel. Kui me hakkame otsima neid riskitegureid, siis eelkõige vaataks välismaale. Maailma majanduses on alati riskid üleval, me näeme praegu näiteks, et Venemaa majandus või Brasiilia majandus ei lähe üldse väga hästi, Hiina majandus aeglustub ja nii edasi, nii et sealt võivad alati tulla teatud tagasilöögid. Kui vaatame euroala majandust, meie prognoos ütleb, et ta peaks vaikselt hakkama kasvama, aga seal ei ole ka kõik riskid kadunud ja on alati võimalik natukene tagasihoidlikum või negatiivsem stsenaarium. Vaadates veelgi meile lähemale üks riskiallikas, millest me oleme ka rääkinud, on Põhjamaade pangandussektor. Praegu on ta väga heas seisus ja väga kõva reitinguga, aga osaliselt tuleb sellest, et Põhjamaadel ka toimub praegu väike kinnisvarabuum, mis seda majanduskasvu siis soodustab, aga kui see buum peaks kuidagi pöörduma niisuguseks languseks, siis võib näiteks Põhjamaade majanduses võib natuke halvemini minna ja nendel pankadel võib siis olla natukene, nad võivad meile pakkuda seda raha kas või natukene vähem või natuke kallima hinnaga. Ja võib-olla viimane välismaalt tulev tegur on siis nafta hinnad või energia hinnad. Nende langus viimase aasta või poole aasta jooksul on tegelikult Eesti majanduse tervikuna olnud väga kasulik, sest me impordime rohkem energiat, kui me ekspordime. Aga ei saa välistada seda, et need hinnad hakkaksid tulevikus tõusma ja see võiks pakkuda siis uut vastutuult meie majandusele. Millised on peamised Eesti sisesed ohumärgid meie majandusele, meie majanduskasvule, millega peaks tegelema? Kõige tähtsam on ilmselt tasakaalulisus tööturul ja me oleme juba rääkinud ka varem sellest, et meie palgad, me tahaks loomulikult, et meie palgad kasvaksid võimalikult kiiresti, aga me ei tahaks, et nad pidevalt kasvaksid palju kiiremini kui meie tootlikkus. See tähendab, kui see niiviisi toimub, siis hakkab lõpuks ettevõtete kasumlikkus hakkab vähenema, siis on neil vähem võimalik investeerida ja selle võrra siis tulevast kasvu luua ja samal ajal, kui tööjõu hind nende seisukohast muutub väga kõrgeks, nad võivad hakata inimesi koondama. Nii et mingi tasakaalu leidmine on tähtis, võib-olla mingid märgid on selles suunas, aga tasub seda asja jälgida. Teine teema on siis riigi rahandus. Uues koalitsioonilepingus on kirjas, et uus valitsus jätkab tasakaalulise või ülejäägis eelarvega ja see on minu meelest väga oluline, kui seda jätkatakse, aga kui tulevikus peaks tekkima mingi ahvatlus, näiteks keegi ütleb, et võtame suurt välislaenu, hakkame kulutusi rahastama, et see võib jälle majanduse tasakaalust välja viia ja muuta ta haavatavamaks. Kui vaata riske Eestis ja Eestist väljaspool, et siis milline see üldhinnang võiks olla Eesti majanduse riskidele? No, ma arvan, et me oleme nimetanud õige mitmeid riske, igaüks nendest individuaalselt on küllaltki niisugune hallatav või väike, aga nii et selles mõttes, kui üks risk peaks realiseeruma, siis ma arvan, me saame sellega hakkama. Kunagi ei saa loomulikult välistada, et mitu asja toimuks samal ajal, siis oleks loomulikult suurem risk, aga jälle ma arvan, et kui meil üldiselt need rahandusasjad, olgu siis erasektoris või riigis on korras, siis see haavatavus on kokkuvõttes väike. Aitäh!